Siin mees, kel pole pead ei käsi ja tüdruk, kellel koeraga on miskit käsil. Nad ongi päris loomaarmastajad, neid vintis meremehed aplalt kõõritavad. Tuleneelaja meil oma kurku kõrvetab, ta kiivas armukene ainult parastab. Ja kondiväänaja saab teha veidi nalja, gorilla võtab mehe kätte, heidab telgist välja. Siin tüdruk, kes kanadelt hammustab päid, kanad said jooksu, kuid lebama jäid. Meie etendus on parim selles linnas. Meie etendus on kõige hullem ilmas. Tere! Mina olen Kaupo Meiel ja mul on hea meel teid tervitada kosmonautika luuleõhtul või kirjandusõhtul, mis toimub tänavu teist korda. Eelmisel aastal olime natukene seal mere pool, täna oleme siinpool, sest on üsna tormine ilm. Eelmisel aastal olid meil siin Kontra, Apo Ilves ja Tuuli Velling. Tänavu on meil siin, mina olin ka eelmine aasta kohal, jah. Ja tänavu näeme siin peagi Wimbergi, Kivisildniku ja ilmselt ka Jaan Pehki. Meil on selline intiimne luuleõhtu. Kevadeti on mulle öelda vähe. Ütleks küll, kui oleks mõtet, mis ma pedan, ütlengi, kuid mõte vaevalt harilik retoorika, harilik motoorika. Tööd on vist liiga palju olnud, virisemist on liiga palju olnud, kõike on liiga palju olnud, liiga palju, et mõteta hakkama saada. Telekas on mingi sari Liiga, millest see räägib või mõtleb, ei tea, ei mäleta. Eit teadis, aga Eit suri ära. Keit mäletas, aga Keit on minister. Tammsaare oli see vastu rahvakirjanik. Luts on rahvakirjanikum. Wimberg tundis Lusiile. Pani neile piimaga taldrikuga piima aknale. Nad ei ulatunud ja nutsid pikalt. Wimbergi naaber tuli muruniitjaga. Ja siis veel see, et ja siis ja veel see, et nii. Lappab jälle. Viskab vasakule, viskab, nagu ütles Ludvig Sander, seose ja mõtteta lauseid. Sümbolistliku romaani pähe ei lähe, bussi peale läheb. Busse käib harva ja siis on need katki. Ja kui nad sõidavadki, siis kuskil kaevatakse. Ülemistel kaevatakse. Ülemistel hingamist teedab aegused tulevad kõik sealt, räägib linna raadio või televisioon. Või mis teil seal pilti näitabki. Ja seda tõde paista laseb. Võimaluse korral tuleb vastu kaevata. Nii palju võitlusvaimu veel leidub. Kaeban tänavanurkadele, kellel olla deklaratsioon. Kuid millal ja kus see oli, ei tea, ei mäleta. Kui teaks, küll oleks hea olla teatris kuskil linnas või kinos. Viktor Tsoi tuleb meelde, kellel ei tuleks. Viktor, mõitsi veel ljubim. Ta suri koledat surma. Põhu, miks sa surid? Miks sa langesid taevase rahu väljakul? Miks üle pea valisid taevatrepi, kui samast kõrvalt viis põrgusse lift? Igavene põrgu on igavene rahu. Põrguvõlst on Karlsson. Karlssoni perekonnanimi on Markson. Tema elu oli vaid üks keelesäuts. Tema keel oli see, kelle ta vangi võttis ja laulma pani. Keel laulis, et ma tean meest, kes teab meest, kes teab meest, kes tundis isiklikult põrgupõhja uut vanapaganat. Ja tema oli uus Mäeküla. Mäletate, tõmbas endale oksa nagu papilooreida. Lapsed võttis ühes. Vaesed väetid lapsed. Raske saab olema nende tee parandusasutustesse, mis need ei paranda, vaid teadagi teevad katki. Stop, hammer time, hüüab kasvataja. Sama hea kui vangivalvur, sama heas kohas kui koduaed, millest üle ei saanud vaadata, sest okastraat segas. Segas ainult ühe korra, mida ei näe, pole kunagi olnud. Jälle ummik. Harilik motoorika. Aga ehk oleks lihtsam, kui ma oleksin näiteks Kontra. Tema üksi igale poole ei jõua, sõpru peab aitama, kui ennast aidata ei oska. Püüan olla Kontra. Täna mängin asteroidi, lendan üle taeva, panen kuule ruberoidi või siis põllu kaevan. Taevas olla on mul paha, seal ei ole puid, meteoriit võib murda maha minu jalaluid. Lähen parem urvastesse, istun aeda maha või siis suundun telekasse, selle eest saan raha. Ei, ma pole Kontra. Kahjuks ilmselt.
homme avaldan talle kaastunnet, pead Margus Konnula üksinda hakkama saama. Mina ei jõua kõigile küsimustele vastata, ma ei jõua otsida üksemattide alt võtmeid, mul pole jõudu võtit keerata ega sisse astuda. Kui on vaid harilik motoorika ja omasõnad puuduvad, siis parimaks ilmasportlaseks küll ei püüdle. Kuid hangin kargud, hangin ratastooli, hangin koduabilise, kes mind kasib ja toetab. Mu koduabilise nimi on Tiiger Liilja. Ta kõneleb falsetiga, mis paneb mu silmalaud värisema ja Tiiger Liilja räägib, kuni ma jään magama ja magan kevadest sügisesse. Tiiger Liilja räägib. Iga ingel taevas vaatab, kui sa sured ja iga üks neist valab pisaraid. Iga ingel taevas tõesti iga ainumaski nutab ja iga ainumalgi näon näen nukrust vaitsu minemise pärast. Jumalal on sinu tarvis tallel erilisem, kõige erilisem paik. Ning kogu taevas leinab sind ja iga üks seal heidab meeleheidet ja iga ainumaski süda tunneb nukrust vaitsu minemise pärast. Ajakirjanikuna olen võtnud üheks oma kohuseks selles elus informeerida inimesi sellest, mis ümberringi toimub. Nii et väike ülevaade sellest, mis on Eestis viimase pooleteise aasta jooksul juhtunud. Et kui te lähete oma ellu tagasi, siis see teate, millest räägitakse. Ehk siis olukorrast riigis, mis meil on praegu august 2012. Eesti kirjanikud võiksid Euroopas tuntumad olla, ütleb uudis. Muusiksed Eesti kirjanikud võiksid Eestis tuntumad olla. Nekroloogide ja Eesti olümpiakommentaaride ühisosa. Sa lahkusid liiga vara. Su töö jäi pooleli. Teise Eesti figuurinipid. Anna Levandi hea vormi retsept on tühi külmkapp ja näljatunne. Uut Reformierakonnas. Pilv tuleb pika ilu peale. Tegin trendika slogani katoliku kirikule. Jeesus on jumala okei. Ilmus Peeter Helme uusnaturalistlik mereromaan Varastatud kala lõpus. Kui Savisaare trahv on ligi 1000 eurot, kas siis ligitrahv oleks analoogsel juhul Savisaare 1000 eurot? Pole vahet, mis värvi on armastus. Peaasi, et hiiri püüab. Lühivestus sööklas. Toit! Toome! Täheldasin, et Õhtuleht nimetab Aivar Vilve staaradvokaadiks. Arenguruumi on. Järgmine aste oleks juurahurmur. Pöial poiste ilmateade. Sajab hei-hoo vihma. Metsaseltsi pressiteade. Sõna-sõnalt. Väheväärtusliku metsa kasvatamise teises osas räägib metsaomanik Vello Mets, kuidas jõuda raieküpse metsani. Kui siin on IT-mehi, siis kas on mingi normaalsem variant rämpskirjadest vabanemiseks? Praegu prindin ma nad välja ja viskan ära. Muidu okei, aga paberit kulub jube palju. Gavrila vaatas Google Street View'd, kõik kohad läbi käis Gavrila. Lustakamal hetkedel tavatsenud palju rännanud Douglas Artur Atsonit nalja pärast Undertakeriks kutsuda. Sünnipäev, jõulud, oske kingituseks tänavu ainult kallist Hiina träni. Alustasin uue väga hea ja vajaliku ravimi Ninja Tilgal välja töötamist. Sarjast, mida ma ütleksin, kui ma oleksin Eesti president. Võtab Mitch ja Pearu. Trendi uudis loomaaiast saabus ehk tagasi. Element on uus mammut. Aga tantsuhimulistele radikuidi haigetele toimub täna siinsamas Kosmodisko. Lühijuhend Google'i kasutamiseks. Tao sisse, siis tuleb välja. Olukorrast riigis lõpetuseks väike teada, et järgmisel aastal esineb siin samas Ita Everand The Two Dragons. Tähemalt märgutulukesed, siis sealt kõigepealt siis seal on siis Jaagupis, Pärnu Jaagupis, Märjamaale niimoodi järjest nagu süüdati. Et
Neiel palub abi ja nagu Sõrmuste isandas, Rohan vastas, nii vastas ka Wimberg. Vastu siia selle ma olen teinud Jaagu jaoks, Jaakule kuuled, ma räägin sinuga, jah. Et ma olen teinud Jaagu jaoks sinna pika mikrofoni, ei ole piisavalt pikk. Et ega sa väga tihti siia Pärnu kanti ei sattu ju. Ma saan hakkama. Ei, ma olen nikerdan. Ta keerab valet asja ja ütleb, et sa saab hakkama. Et sa pead keerama seda teist asja. Ma mõtlen, see oli, mis see oli, kui ma olime siin Nobelistide tuuriga. See oli märts vist, eks? No vot, ta ei lase ju, noh. Ta krutib mingit valet asja seal ja siis ütleb, et saab hakkama. Tähendab, see on nüüd näide Tallinna inimeste ignorantsusest, et nemad teevad nagu kõike, kuigi nad teevad kõike valesti ja nad ei usalda mitte kedagi. Nüüd on kõik seal lahti keeratud ja varsti ta kukub selle kõigega siit maha. Tänan. Ütleks kõrgesse peab, on hullu. Pidev häda. Nii kõrgel ma alles kasvan. Aitäh. Ei, no jah, aitäh. Ei, ma olin siin viimati, Pärnus olin küllalt hiljati mõni kuu tagasi, siis oli talv, lumi oli veel maas, märts oli siis vist. Suvel oli hoopis teistmoodi. Ei, ma käisin kultuur... On olemas selline asutus nagu Eesti Kultuurkapital, mis annab iga aasta välja portsu preemiaid ja siis on ka nominendid. Nominendid, kelles osad saavad hiljem laureaatideks ja eelmise aasta nominendide hulgas olin mina lastekirjanduse kategoorias. Ja siis me käisime mööda Eestit ja näitasime ennast. See oli nagu turnee. Et see, mis ma enne nagu Jaagust rääkisin, see osalt suured osad vastab ka tõele, et tegemist on väga mitmekülgse kirjanikuga, kirjutanud väga palju lastele, noortele täiskasvanutele. Matemaatikasõpradele võin öelda, et aastast 2009 kuni tänaseni ma olen välja 12 raamatut. Ja selle aasta jooksul peaks veel tulema 3. Et ma isiklikult pean... Kõik on head raamatud. Kõik on head raamatud, jah. Millest 3 on ka seal müügis, 1 euro tükk. Sest heal raamatul on ka hea hind. Et Wimbergi romaani Lipamäe pean ma siiamaani üheks Eesti noorema põlvane kirjanike üheks paremaks romaaniks üldse, et äärmiselt sümpaatne teos. Aitäh. Ja ta on kirjutanud telestsenaariumi lastesaadetele ja eelkõige, miks ma ta siia kutsusin, et on väga hea luuletaja, väga hea esineja. Wimberg, palun. Ma pole veel kunagi esinenud nii, et minu ees on nii palju kaugust ja tühjust. Et kas seal kaugel põhimõtteliselt on nüüd Saaremaa või juba Rootsi rand? Kihnu on. Siin me näeme jälle Tallinna inimese ignorantsus, kes vaatab ainult kaugustesse nägemata lähedale, siis on jah Kihnu on siin sorgu ka. Selge pilt. Nii, aga ma võtan siis oma raamatukese ja hakkan tasapisi peale. Ma panin siia spetsiaalselt, palusin panna naise kaane peale, naise koos mikrofoniga. Sest mulle... Ma nagu väsinud või natukene isegi tüdinenud luuleraamatutest, mille kaaned mitte midagi ütlevad. Seal on kas ütleme hanesulg või mingisugune kribu või 2 noolekest või 2 joonekest, mis siis on hästi luulelised peaksid olema. Aga minu meelest ei ole seda mitte. Et kaunis naine mikrofoniga on palju luulelisem. Olen kirjutanud väga palju erinevaid luuletusi erinevas laadis. Selles raamatus üldiselt on riimidega luuletused, mida saab ka heal juhul laulda. Nii inimesed, kes oskavad laulda, kui inimesed, kes ei oska laulda, saavad seda raamatust abi. Ja mul on ka teisi raamatuid, kus on teistsugused luuletused. Poeedi ohkamine. Kõigil häädel tüdrukutel juba oma musi. Minema pean kurvalt ära, vahele ei susi. Evelinil on üks muusik, ilma jäin ka anust. Mõnel küllaga on ilu, aga pole vanust. Teised noppinud on iga kaunimagi lille. Don Ramon viis pürenede taha püha pille. Meenutama samas võtmes, samuti pean õmmi. Tema mulle eelistas nüüd täitsa suva klemmi. Nõnda ohkan ja mu ohkest, miski pole ohkem. Mida väärt poeedi ohe, Nobel kõige rohkem. Mis on Nobel, kui ei ole särasilmset teiti, kenus kaela, kandvat niudeil, sõstra karva kleiti. Poeedi läbikukkunud lähenemiskatsetest.
millest üks on kindlasti vastamata armastus. Poeedi läbikukkunud lähenemiskatsetest. Kena saksa tüdrukuga tuttavaks ma sain. Ainult üks on viga küljes. Ütleb ainult nein. Tahaks võtta teda sülle, teha muudki head, aga tema vastu tõrgub, raputab vaid pead. Pingutusi teen ma ränki, koondan Viimse väe, et saaks tema piha ümber panna oma käe. Aga kiirelt minust tüdruk libistab end priiks. Mis küll mind unelmale lähemale viiks. Lõpuks nagu miski hakkab siduma meid kaht. Aga siis ta tõuseb, läheb, öeldes gute nacht. Ülistus postimüügi kataloogile. Olla tore vaimuroog või postimüügi kataloog. Nii vaatan tihti üksi kuis, seal neiud nappeis püksikuis, mis tahaks, et neid tellitaks, siis õrnalt peput hellitaks. Olla tore vaimuroog või postimüügi kataloog. On värin hinges oppides, kui näen neid tipse toppides. Kõik mõnud luule raamatult viiks näha neid pitšaamatult. Olla tore vaimuroog või postimüügi kataloog. 16-aastased, tähendab kirjanik, luuletaja, eriti kirjanik. Kirjanik, eriti luuletaja, peab jälgima inimesi. Siis kui inimene arvab, et teda jälgi keegi, siis ta teeb igast põnevaid asju. Joodiku rõõm oma füsioloogia üle. Küll on hea, et on minul suu, selle kaudu musse pääseb alkohol ja muu. Küll on hea, et on minul kurk, sellest alla voolab juba õlut 6 purk. Küll on hea, et on minul pea, selleta mis täis ma jooksin, mina küll ei tea. Küll on hea, et on minul maks, selle sisse halvad ained kaovad nagu naks. Küll on hea, oma taga põit. See on koht, kust ülejäägil algab välja sõit. Küll on hea, et on kõik nõnda vinks ja vonks. Muretult või mõtta rüübet lonks ja lonks ja lonks. Mis on sinu isiklik rekord? Mis on sinu viimase ringi aeg? Mis on sinu hooaja tippmark? Mõtle sellele. Räägi lihtsalt nagu sportlane. Ära targuta. Kas sina läbisid kvalifikatsiooninormi? Kas sina ohustad maailma rekordit? Kas sina annad ainest spekulatsioonideks? Mõtle sellele. Matemaatikud ja spordikommentaatorid armastavad numbreid. 69,75 meetrit, 6504 punkti, 9,88 sekundit. Nüüd on selgunud lõplikud tulemused ja tõesti lõpuaeg on 9,88 sekundit. Kui palju pole sina pakku tabanud? Kui palju pole sinu katse läinud mõõtmisele? Kui palju oled sina olnud esimese päeva lõpus tagasihoidlikul kohal? Mõtle sellele. Raja püstitas kettaheites isikliku rekordi. Ergutuskoor vallandas Hartingu jõuvaru. Võitjale tehakse soo määramise uuring. Mõtle sellele. Liivlastest ei teadnud ma midagi. Peale selle, et 13. sajandil oli neil vanem Kaupo. Ja Loorits kirjutas 5-osalise monograafia nende usundist. Ja tänaseks on need vaid mõni järele jäänud. See oli kõik, mida ma teadsin liivlastest. 8. juuli 2011 kohtasin Lilli külas Läti piiri ääres liivlaste valtsi. Kes oli tore mees? Sõitis mootorrattaga kohale. Õhtul rääkis sauna ees Shenta Ergli jutustusest meie õue lapsed. Järgmisel hommikul said kõik temalt liivlaste kohta palju teada. Liivi lahe rannajoon on nüüdsest kõnekam. Aitäh, valts! Teadmine on jõud! Me tahame olla videotruud, peame röökima ühte mikrofoni. Ma tulen siis. Järgneva hümni kirjutas Veiko Märka.
see laul, see on pühendatud Euroopa stabiilsusmehhanismile. Mis on täna ju teatavasti oli Riigikogus. Ja nüüd on ta juba siin. Eesti riik toimib. Ei ole üksi ükski maa. Ei taha, ei või sind jätta Kreeka maa. Ehk sante söötev Saksamaa likviidsust leiab veel. Kui kaua suudab Prantsusmaa end hoida õigel teel? On jälnis ju Hispaania maa. Eelarve kärbetest on must. Ja peletab Itaalia maa jutt eurotsoonis eksinust. On juba nii, et Poolamaa näeb kontinendi kangemist. Ta kõrval tunneb Leedumaa just seda sama tunnet vist. Ka Latist loobuv Lätimaa on hüüdjatega ühine. Aidisoole ründ Inglismaa suud lahti veel ei tee. Tea Brüssel vaid, tea Liisomaa tuleb üksteist aidata. Aidata ei ole ükski maa. Või kui siis hästi ainult Kreeka maa. Paus! Võtke midagi sooja juua ja pange pleedid endale ja varsti oleme jälle kokku. Rääkima maailma muutvaid sõnumeid on muutnud seda rannajoont juba siin oleku jooksul. Et siin enne oli tegelikult liivarand. Praegu on seal aiad, muru ja lehmad. See on loomulikult Sven Kivisildnik, minu hää sõber, kelle tuleviku nägemus on tulevikku vaatav. Ja kes on kirjeldanud nii Eesti minevikku kui tulevikku ja lehelugudes ka olevikku. Nii et Sven, palun sind siia. Mõned lugupetused uuest raamatust, mis ei ole veel raamatu kuju võtnud, mida ma katsetan teie peal. Ja need on kõik kirjutatud mõne üksiku erandiga Saarde vallas Pärnu maal. Ei ole seal merd ega ei ole seal järve ka ei ole suurt. Aga seal on raudtee ja raudteel ei ole rööpaid. Ei ole liipreid, aga raudtee alt läheb läbi 6 oja minu lähedal. Need ojad on mind sügavalt vapustanud. Nii. Perse need kuredi prosed on täiesti nagu televisioon. Mine siin! Nii ma saan lugeda tegelikult, väga hea. Mul on tõesti silmest must. Ja selge. Ma ei tea, ma pean natuke pimedusega kohanema, siis mul on rõngad praegu silmades, ma ei näe mitte nii. Olümpia! Olümpiast on ka üks kuradi luuletus, aga ma ei tea, mis saab, sellepärast ma ei näe. Ma lihtsalt ei näe. Keere publik on seni. Ma ei tea, vaata, võib-olla nii pidi saab. Nii on parem, nii hakkame. Nii on päris hea. Vaata minus varje poole. Vaimsuse kriis. Vaimsuse kriis juurib põlispuid 2 pool teed. See oli pealkiri, ma kordan pealkirja üle, et ei jooks kohale. Vaimsuse kriis juurib puid. Vaimsuse kriis juurib põlispuid 2 pool teed. Tiit. Vaimsuse kriis. Pärast Rabarokk ja enne stripiklubi raamatuesitlust elan avalikkuse eest tagasi tõmbununa Pärnus ja lavastan. Tiit. Lavastan Mozarti viimast ooperit ja panen kokku poeet Humberto Globali valikkogu. Tiit.
kui see on vaimsuse kriis, siis pole enam teha midagi. Psühhopaatide meelevald on kole asi ja see on puhas tõsi. Psühhopaatide meelevald on see, et nad viivad ellu kõik minu ideed ja muud õudused. Kõik, mis ma olen kujutlenud, on täide läinud tänu psühhopaatide meelevallale. Aga ega ma seda meelega ei tee. Ma tõesti ei viitsi. See on elust enesest täpselt nii. Kanep oli rohelisem, vikerkaare lipp oli rohelisem ja neegripoisid olid palju rohelisemad ja lõvide ette visati ainult kristlasi. Aga nüüd, pärast loomastumise täielikku võitu, visatakse loomi loomade ette, konni hiirte ette, siile mäkrade ette, mutionusid jänkuonude ette, piilupart visati rongi ette, põder visati maja ette, sambla supp ritsis laiali ja seakari vaatas pealt ja plaksutas, aga ei saanud aru, kas aplaus on neile, kes söövad või neile, keda seeditakse või sellele, mida situtakse. Ja mul on siiralt hea meel, et Jaan, kelle, kohe tõsiselt rääkida, kelle selline suvine esinemistihedus on väga tihe. Tegelikult ei olnud, lihtsalt täna nagu sattus niimoodi, et tõesti nagu, et tegelikult ei ole palju esinemisi. Homme on ja ülehomme ka, aga täna nagu lihtsalt sattus. Et tegelikult oli niimoodi, et Kaupo kutsus mind sellele sündmusele juba, kas see aprillis või midagi? No hästi vara, sest sellised staare tuleb väga varakult pukkida, et üldse jaama saada. Aga tähendab, tegelikult oli niimoodi, et peaaegu oleks Amende kontsert sellepärast ära jäänud, sellepärast et ma ütlesin, et mina olen siia lubanud tulla. Aga siis nad nihutasid selle tunni varasemaks, muidu oleks pidanud 8 hakkama. Nii. ...25-sena mõtlesin, et küll ma olin ikka 20-sena loll. 30-sena mõtlesin, et küll ma olin ikka 29-sena loll. Nüüd 37-sena mõtlen, et küll ma olin ikka eile loll. Homme olen kohe loll. Ülehomme olen juba homme loll. 20 aastat tagasi, kui olin ajateenija, oli Eesti sõduri kuupalk 60 Eesti krooni. Mäletan, et palgapäeval üks skiso ostis Jägala poest poole raha eest ilutulestikku ja teise poole eest välismaa deodorandi. Rakett lendas vingudes võssa, deodorandiga mängis leeklampi, ajas teisi ajateenijaid taga, kuni balloon tühjaks sai. Tänases ajalehes kurdavad, et ajateenijate kuupalk alla 3 tonni. Elu on edasi arenenud. Krossimeeste emad, raske rasedus, skuuter lootevedelikus. Lugesin Eesti Ekspressi. Seal kirjeldas üks õnnetu mees, kuidas ta 25 miljonit kaotas ja pole seetõttu juba terve aasta südamest naernud. Ise kaotasin oma viimase 25-ka tuulise ilmaga Tallinnas Tammsaare pargis. No lihtsalt endas näppude vahelt minema, suur kirjaniku kuju suunas. No ajas naerma, need tilk silmas ja püksis. Kujutan ette seda emotsiooni miljonikordsena. Ikka täiesti püttas. Ütle Urmas Sõõrumaa, kus kohast end peaksin hõõruma, et rahakott saaks paksuks ning kindla läikival marmoril naksuks. Nüüd on luuletus Wi-Fi võrgust. Rongis. Kohila peatuses leidsin Wi-Fi võrgu. Jumal on hea. Ei ole hea.
parooli all on see jumal. Ajalehest lugesin Koit Toome hulla suvepruudiga. Hiljem selgus, ei hullanud. Ajalehest lugesin Edgar loeb Inno ja Irja blogi. Hiljem selgus, loebki. Türa, no hakka või meediat usaldama. Võtan veits napsu vahel. Võite ka võtta, aga ma ei keela. Mõtlesin, et enda tekste siin juba lugesin, et ma siis mõned lood teen. Esimene lugu on, huvitav, mis on? Teeme Ruitlase tekstil ühe loo, Puidu ärimehe naine. Jah. Puidu ärimehe naine. Tekst, sõnad Olavi Ruitlane. Ma ei räägiks seda muidu, seisund kisub šaiseks. Tüdruk tõmbas uttu puidu ärimehe naiseks. Ma ei räägiks seda muidu, seisund kisub šaiseks. Tüdruk tõmbas uttu puidu ärimehe naiseks. Ei räägiks seda muidu, seisund kisub šaiseks. Tüdruk tõmbas uttu puidu ärimehe naiseks. Nüüd ma istun silmad vees ja nemad teevad nussi. Siis kui tüdruk puhkab, mees viib Tallinnasse prussi. Ma ei räägiks seda muidu, seisund kisub šaiseks. Tüdruk tõmbas uttu puidu ärimehe naiseks. Nüüd ma istun silmad vees ja nemad teevad nussi. Siis kui tüdruk puhkab, mees viib Tallinnasse prussi. Viib Tallinnasse prussi. Kord mängu hobust kokku tinutas, parandas mu lemmikut väikest tinast täkku. Ongi valmis enda ette käega virutas, mille peale lendas laualt saltser talle näkku. Ahsaraibe hüüdis paps ja hõõrus käega silmi, viskas näole vett ja nühkis kuivaks tekiga. Nüüd ma vaatan salamahti tema pornofilmi, kui ta seikleb tuba mööda valge kepiga. Vana mees ei saanud elult lakkumiseks mett, lakkus siis, mis kätte sai ja iga hinnaga. Töölt koju roomates ta tihti ütles, et elu see on hindamiseks täie rinnaga. Ei hirmutanud papsi absoluutselt pimedus, saatis dokumendid kohta, mida sajad ihkasid. Nüüd ta kannul kõnnib kogu linna imetlus, sest ta müütab naiste leiliruumis vihtasi. Sest ta müütab naiste leiliruumis vihtasi.